Meie ees ongi tänane viimane ettekanne. Vilve Raik, linna personalidirektor, räägib meile linnaorganisatsioonist, inimestest ja väärtustest. Aitäh, Vilve, palun. Tere, hea kolleeg. Minu nimi on Vilve ja ma ütlen sulle siiras ja südamlik tere tulemast. Kui ilmselt nii mõned teist on tulnud juba mitu kuud tagasi ja nagu me kuulsime siin ka mõned esinejad juba ammu enam ei mäletagi, et ta on uus töötaja. Minu laul, mida ma küll praegu ei kuulnud, aga minu laul oli valitud Louis Armstrongi What a Wonderful World. Ja ma rikun traditsiooni ja räägin selle loo valiku põhjuse. Me olime perega tulemas Helsingist ära, olime laeva peal. Mul oli tuju paha millegi pärast. Ja kui me olime just hakanud Helsingist välja sõitma, siis tuli minu kõrvale minu 7-aastane poeg, kes ei teadnud inglise keeles tuhkagi, aga kuna talle see laul väga meeldis, siis ta hakkas oma tehtud sõnadega laulma siis seda What a Wonderful World'i ja ütles siis rõhutatult kogu aeg seda, et kui ilus on maailm. Ja siis ma sain esimest korda aru, et oma tuju tuleb alati juhtida. Aga ma sain ka aru, et seda kõike saaks kanda ka organisatsioonile. Et kui sa hommikul ärkad üles ja tahad tulla tööle ja kui sa õhtul lähed siit ära niimoodi, et sul on südames kerge tunne, et siis sa ju saad öelda, et see organisatsioon siin on sulle olnud või on parimaks kohaks ja see maailm on ilus. Ja siit nüüd sama lüüriliselt edasi minnes julgesin ma panna teile ette oma unistuse. Ja mu unistus on see, et me kõik koos aitaksime luua parimat argipäeva. Kas see parim argipäev on siis linnaelanikul või ka oma kolleegil, aga see võiks olla üks väga tore ja tähendusega töö. Kui ma siia organisatsiooni tulin, ja sellest ei ole üldse ka nii kaua aega mööda, 14. mail saab 3 aastat, siis ma tundsin puudust mõnedest asjadest. Ja üks asi oli vaade, mida ma nimetasin suureks pildiks. Ja see oli ka võib-olla põhjus, miks linnadisaini meeskond 2 aastat tagasi joonistas organisatsioonist sellise pildi, mis näitab kõige lihtsamalt ja selgemalt olulisi asju ja seoseid nende oluliste asjade vahel. Kõigepealt, et kui me tahame liikuda oma visiooni suunas, siis meil peavad olema need eesmärgid ja meil peavad olema need teenused, mis sinna eesmärkidesse panustavad. Ja see kõik on selles kollases pallis, mida juhib meie arengustrateegia. Aga siis on see teine pool, see sinine pool, mis on ka sama tähtis, sest et kui me selle sinise poolega ehk organisatsiooniga ei tegele, siis tegelikult kõik see teine pool jääb meil saavutamata. Ja selles sinises pooles ehk organisatsioonis on see kultuur, mida me igapäevaselt loome või kus me oleme, need väärtused. On see struktuur või need rollid, kus me oleme või mida me kanname ja on see ülesanne, mida me siia tuleme täitma. Ja kui te vaatate, siis see pilt näitab nii selgelt, et see kultuur, mida me siin kanname ja need teenused, mida me osutame, olgu siis linnaelanikule või oma kolleegile, sisekliendile, et see tegelikult on omavahel otseselt seotud. Kas me seda oskame teha hästi või mitte nii hästi, aga sellega me peame organisatsioonis tegelema. Ja kui nüüd visioon meie arengustrateegiast lähtuvalt on olla roheline maailmalinn ja kui linnaorganisatsiooni missioon on aidata luua meeldivat elukohta siin viibijale
ihaldatud sihtkohta sellele, kes siia saabub ja head lähtekohta sellele, kes siit alustab, siis see on võib-olla öeldud liiga lüüriliselt, aga selle tegelik sisu on ju see, et me oleme selle inimese jaoks, kes elab linnas. Ja kui nüüd jälle ekspluateerida seda pilti, siis iga uus töötaja, kes siia tuleb ja ka vana töötaja, kes siin on, peab aru saama, et tema töö on see, et ta saab aru, milliseid teenuseid ta osutab, ta saab aru, millist igapäeva käitumist ta kannab või igapäevaselt käitub selleks, et me jõuaksime sinna rohelisse maailmalinna. Ja selle pildi kaudu on tegelikult ka meil väga hea seletada ka muudatusi. Et kui me täna teame, et me oleme oma digiteenuste poolest oleme maailmakuulsad, siis me ei ole kindlasti sama head teenuse disaini koha pealt. Ja see on ka põhjus, miks on tulnud meile 2 uut kolleegi, tervitan neid ekraani tagant. Või siis, kui me täna oleme arutlemas selle üle, et kuidas kujundada rolle näiteks kogu nii-öelda e-rakenduste arendamises ja juhtimises, et siis need on tegelikult kõik ka selle pildi kaudu hästi seletatavad. Ja kui ma nüüd jälle tulen selle organisatsiooni juurde, siis selle organisatsiooni kõige ülim mõte on ju see, et aidata inimesel, kes siin töötab, tuua nii-öelda oma tähti alla, oma unistusi ellu viia. Ja teised toetavad teda, et tema parimad oskused, parimad kogemused saavad siin parima tulemuse. Ja see on ka nii-öelda suund, mida personaliteenistus oma tegevuses aluseks on võtnud. Järgmine plokk. Meie töötajad, kultuur ja väärtused. Nagu öeldud, mina ei saanud aru, kui ma siia organisatsiooni tulin, kui suur tegelikult see organisatsioon on. Ja selleks, et teil sellist tunnet ei teki, selleks panin ma selle ringi, et te näeksite, kui suured või millised osakaalud on meie töötajate hulgas siis erinevatest asutustest. Et see kõige suurem punane vald või punane tükk on hallatavate asutuste töötajate hulk, neid on üle 13 000. Nad suurima osa annavad sealt koolid, lasteaiad või haridusasutused, aga ka loomaaed, botaanikaaed, linnateater, linnamuuseum, et need on kõik väga suur osa sellest organisatsioonist. Siis on see sinine osa, ametiasutused, kus siis on ligi 1500 inimest ja siis on see roheline tükk, kus siis on ka umbes 6000 inimest, kes siis töötavad äriühingutes ja sihtasutustes. Nii et tegelikult see suur organisatsioon loob väga erilisi ja häid arenemisvõimalusi. Ja ma arvan, et seda täna me oleme alles avastamas või kasutamas. Kui ma püüdsin näidata keskmist, see keskmine on alati selline tore sõna, aga kui ma püüdsin kirjeldada keskmist strateegiakeskuse ja linnakantselei töötajad, sest te ekraani taga ilmselt enamus sealt olete, siis pilt avaneb meile järgmine. Strateegiakeskuses ja linnakantseleis on enamik naised, 74%. Võtta nüüd võrreldes kõiki ametiasutusi hallatavaid, siis see protsent on 83. Nii et selles mõttes me oleme 9% vähem nii-öelda naiste osakaalus. Kui me vaatame haridust, siis 3/4 meist on kõrgharidus. See on sama nagu ametiasutustes on see kõrghariduse osakaal. Tõsi, hallatavates on see veidi vähem, natukene alla 50%. Ja kui me vaatame staaži, strateegiakeskuse ja linnakantselei töötajate staaži, siis see on 54% ehk üle poolte on üle 10 aastat. Ja kui me läheme veel sissepoole, siis me vaatame ja näeme, et kuni 5-aastase staažiga inimesi ja
10 ja 20 aastase staažiga inimesi on umbes sama palju, 35–6%. Me peaksime seda teadma, sellepärast et sellest tegelikult lähtuvad ka näiteks personaliteenistuse teenused, aga ka võib-olla et organisatsioonikultuuri eesmärgid. Ja kui võiks küsida, miks, siis miks on 5 ja 10 aastase staažiga inimesi siin oluliselt vähem? Et loomulikult tänapäeva inimene elab teistmoodi, ta teeb mingeid asju ära, ta liigub edasi, ta tahab teha rohkem tööampse, selliseid üksikuid töid, ta tahab olla rohkem vaba, aga ikkagi me võiksime südame rahustuseks küsida ka selle küsimuse, miks? Miks meil selline struktuur on? Ja edasi minnes, kui me vaatame siis seda keskmist vanust, siis strateegiakeskuse linnakantselei töötaja on 47 aastat vana. Nii et juba piisavalt kogenud, elu näinud, tarkust hankinud. Ja nimedest panin teile ka ette, et kui teie hulgas on Katrineid, Karineid, Andreseid ja Kristjaneid, siis te kuulute linna kõige populaarsemate nimede hulka või inimesed, kes siis kannavad kõige populaarsemaid nimesid. Disainimeeskond kirjeldas ära ka selle organisatsiooni kultuuri, et milliste märksõnadega peaksime me iseloomustama seda keskkonda, kus me igapäevaselt töötame. Ja seal on väga palju ilusaid sõnu. Targalt juhitud, innovatsiooni, koostööd väärtustav, keskkonda väärtustav, eesmärkidest lähtuv, aga neid kõiki võib kokku võtta ikkagi selle ühise nimetajaga, et ta on inimesele suunatud ja inimesele väärtust loov. Ja kui vaadata edasi neid väärtusi, mida kirjeldati lähtuvalt sellest, kuidas siis saada sellist organisatsioonikultuuri ja parimat Tallinnat, rohelist maailmalinna, siis need väärtused olid sõnastatud nagu 2 paari kaupa. Kliendikesksus ja sõbralikkus, usaldusväärsus ja avatus, tarkus ja julgus, koostöö ja iseseisvus, eesmärgipärasus ja teadmisimu. Seda teadmisimu me oleme siin kohendanud, oli ta uudisimu, oli ta õpihimu. Aga täna on nad tegelikult ainult sõnad. Ja kuigi me oleme püüdnud kirjeldada väiksemas ringis, et kuidas me neid sõnu mõistame või milline tegevus, milline käitumine nende sõnade taga on, siis tegelikult saan ma teile küll siin lubada, et meil seisab ees nende väärtuste lahti mõtestamine. Sest kui me ütleme, et need väärtused on ikkagi need asjad, mis peavad igal inimesel olema omad. Ja need väärtused peavad ju aitama mind nii igapäevatöös kui ka siis, kui ma olen mingis keerulises olukorras, kui ma ei tea, kuidas käituda. Siis see lahtimõtestamise protsess on kindlasti äärmiselt oluline ja see seisab ees ja võib-olla, et ka need väärtused siis sõnastuvad ringi või grupeeruvad ka teistmoodi. Nagu te nendest numbritest, mis ma näitasin, staaži numbritest nägite, siis on meil nii-öelda uued tulijad, teie, head kolleegid, ja vanad olijad. Ja ma arvan, et siin seisab meie üks väga suur väljakutse. Nagu Priit oma esitluses ütles, et kõik on võimalik, siis tegelikult ma arvan, et siin on meil ka väga suur võimalus läbi vanade olijate kogemuse, aga ka selle teadmise, mis töötab, ei tööta, millised on eksimuse ja õnnestumise õppetunnid ja uute inimeste sellise energia, uute ideede ja tahtega kokku pandud
meeskond või ka eesmärkide täitmine, et see kõik looks koos tehes palju võimsama tulemuse, kui see eraldiseisvalt oleks saavutatud. Nii et see sünergia loomine, ma arvan, on üks meie väga suur võimalus ja väljakutse. Ja kuna see strateegiakeskus on ju ka loodud selle mõttega, et seda omavahelist sünergiat tekiks rohkem, siis ma arvan, et ka see võimalus läbi selle struktuuri muudatuse on ka paremini inimestele antud. Ehk siis, kuna kokkuvõtteks, et kuna organisatsiooni kultuuri loome me igaüks igapäevaselt, nii nagu me käitume organisatsioonis, siis see on igaühe meist vastutus. Ja see, nagu me tahame, et meiega käitutaks, see peaks olema samamoodi meie enda sellise igapäevase töökäitumise norm või eeskuju. Nii, ja minu viimane plokk räägib personalijuhtimisest linnas. Ma olen teinud ühe väga kribu slaidi, kuhu ma olen tahtnud peale panna kogu tarkuse, mis meil on. Kõik sinna ei mahtunud ära, aga see tarkus on erinevate värvidega välja toodud. Ehk siis kõigepealt see ring peab näitama aastaringi ehk algab jaanuariga, lõpeb detsembriga. See sinine tulp, mida te näete, on personaliteenistuse sellised tegevuse suunad. Need valged seal on selline igapäeva nii-öelda tavarutiin. Need kollased on need asjad, mida me teeme sellel aastal esmakordselt. Ja see roosa seal on pandeemiast tulenev, sest et kuna praegu on see olukord, nagu ta meil on, ta on juba aasta otsa nii, siis personaliteenistuse roll seal ka on sees. Ehk siis, kui me alustame siis sellest, et mis on personalijuhtimise või personaliteenistuse sellised töö põhisuunad, siis esimene on juhtide arendamine. Teine on, mida ma olen nimetanud personaliinfo ja personaliprotsesside kvaliteediks, mis siis tegelikult koos selle juhtide arendamisega annavad juhtimise kvaliteedi kasvatamise. Et personali arvestuses on käibel väga palju või tuleb väga palju andmeid ja me peame oskama neid andmeid koguda. Me peame oskama nende andmetega ka midagi teha ja neist järeldada. Aga see andmekvaliteet on selle alus, et me saaksime usaldusväärseid otsuseid teha. Ja seetõttu see andmekvaliteet on üks teema ja ka need protsessid, mida täna personaliteenistuse teenustes sees on, ka nendele me pöörame näiteks eriti personaliarvestusele nagu suurt tähelepanu. Ja samamoodi värbamisprotsess, kus te kõik olete läbi käinud, kus on meil väga tähtis teie kogemus, sest ainult nii saab disainida teenust, mis on teie jaoks või inimese jaoks, kes siis siia organisatsiooni tuleb. Kolmas on töötajate toetamine. Et me tõesti tahame kiiresti saada tagasisidet teatud olukordades. Nüüdki näiteks oli meil veebis küsitlus, kuidas sa ennast tunned selles koroonakriisis, just selleks, et me saaksime pakkuda nii-öelda kiiresti operatiivseid lahendusi, selleks, et me siin ennast paremini tunneme. Nii et see töötajate toetamine erinevas võtmes on kindlasti üks meie oluline suund. Tööandja maine, millega me pole süsteemselt tegelenud, aga see aasta siis seda tahame nii-öelda süsteemsemalt või ütleme, eesmärgistatult käivitada. Ja viimane siis, et personaliteenus ikkagi on nii-öelda tsentraalsemaks minemas. Arvestus täna on tsentraalne, personaliarvestus värbamise puhul samamoodi pakume me siis
värbamisteenust siis kõikide ametite ja hallatavate asutuste juhtide värbamiseks, aga siis ka kõikide inimeste värbamiseks, kes töötavad strateegiakeskuses ja linnakantseleis. Et kui me siis vaatame seda aastaringi, siis aasta algab sellega, et me sõlmime juhtidega tulemuskokkulepped. See on nüüd ka uus asi, kuigi me eelmine aasta sellega alustasime. Aga see on siis nii-öelda ameti ja hallatavate asutuste juhtide ja nende vahetute juhtide poolt sõlmitavad kokkulepped, millised on nende tegevuse eesmärgid ja organisatsiooni arendamise eesmärgid. Edasi tuleb aeg, kus me osaleme aprillis-mais Fontese palga uuringus, sest linn on suur ja me peame aru saama, kuidas meie palgaturu olukord ja meie palkade konkurentsivõime on. Siis erinevalt tavapärasest oleme me alustanud koolitusvajaduse kogumist nüüd ja sellest aastast tahame me siis teha seda läbi arengustrateegia valdkondade ja nende valdkondade nii-öelda kontaktisikute või võtmeisikute siis selleks, et see keskne koolituskava, mis peab olema detsembriks olemas, aitaks ikkagi meie võimelünkasid parandada, näha, kus me eesmärkide poolest täna vajame täiendavat teadmist või mis on selle arengustrateegia puhul oluline siis täiendavalt juurde õpetada. Praegu käib parim personaliprojekt. Iga teie meeskond on teretulnud seal osalema, ehk siis projekt, mida teie meeskond on inimestega koos teinud. Sellel aastal me tahame välja anda ka sellist personali statistikat, kas me suudame ka numbrite taha vaadata, näha, mida siis need numbrid meie inimeste kohta ütlevad. Ja nagu öeldud, see tööandja maine teemad oleme me enda jaoks lähteülesandena öelnud, et me tahame vaadata selle organisatsiooni sisse. Me tahame aru saada, mis on sinu jaoks tähtis, vaadates siis tööandja poolt või tööandja poole, miks sa seda organisatsiooni enda töökohana valid ja mida me saame siin veel paremaks teha. Ja kui me edasi liigume, siis uus asi on LTP HR-moodul. Linnatöötaja portaal on ilmselt teile kõigile tuttav. Sealt saab teha puhkusi, seal saab teha koolitustaotlusi, seal saab teha lähetusi, mida praegu küll veel ei ole, aga küll nad tulevad. Seal on tulnud või rakendunud ka majanduskulude moodul peaaegu ja nüüd siis uue moodulina siis võimalus teha töölepingu või töödokumente ka ühes keskkonnas. Sügisel on meil plaanis töötajate rahulolu-uuring, mis siis peaks olema meil ka sisendiks juhtidele, et ka nende seda tulemuskokkulepet täiendada. Ja kui Priit rääkis alguses, et milline see linnaorganisatsioon on, siis tõesti siin on omad reeglid kohalikul omavalitsusel. Üks reegel on see, et linna ametiasutuste struktuur ja koosseis ja personalieelarve läheb kinnitamisele volikokku ja see siis samamoodi on meie sügise suur töö. Ja novembriks peaks ta siis volikogus olema nii-öelda läbivaatamisel. Ja traditsiooniline asi, mis on muuseas aastast 1975, täna hommikul kontrollisin üle, on meie kauaaegsete töötajate tunnustamisüritus. Ja see siis eelmisel aastal oli selline nagu modifitseeritud üritus, pandeemiast tulenevalt kohandatud, aga loodame, et me see aasta saame teda ikkagi teha nii, nagu ta on siiamaani olnud. Ja kuna mu aeg surub väga kõvasti peale, siis kutsun teid üles vaatama ka seda roosat kastikest, et me varsti oleme jälle kutsumas vabatahtlikke appi vaktsineerimisele.
ja oleme sinu jaoks. Siin on need kontaktid ja meiliaadressid ja lõpetuseks siis tarka visadust meile, et me suudame siis mitte selle koostöö teha selliseks kronuks hobuseks, vaid ikkagi me kappame selle koostöö hobusega eesmärkide poole. Aitäh, Vilve, sulle. Väga mõnus lõpetus ja väga selline mõnus ja illustreeriv slaid, pilt lõpuks. Sul on tulnud ka paar küsimust, aga kõigepealt tuli sulle kiitus, et üks kuulaja, ütlen siis otse, loen sulle ette, mis ta kirjutas. Su sõnum tegi hingele pai. Nii et selline kommentaar. Aga tuli ka tegelikult teine küsimus õppepuhkuste kohta. Et kuna see oli suhteliselt spetsiifiline, siis ma sinu käest küsingi, et kui inimesel või meie uuel töötajal või ka vanemal kolleegil on küsimus õppepuhkuste kohta, siis kelle poole ta peaks pöörduma? Ja Piret Rehkalt, tegelikult see minu eelviimane slaid, kuna mul see hobuse kronu nii õudselt meeldis, siis ma läksin kiiresti üle nende kontaktide slaidi pealt, et Piret Rehkalt on see, kes on meie personalipartner siin ja kelle käest saab kõiki neid asju küsida, aga õppepuhkust saab kokku leppida oma vahetu juhiga. Aitäh. Järgmine küsimus. Kuidas Tallinn tööandjana viia just avalikus sektoris üheks kõige hinnatuimaks tööandjaks? Oh taevas, no see on nüüd selline €1 miljoni küsimus. Kui mina seda teaks, siis ma teile ütleks, aga me saame seda teada. Et nagu öeldud, me ju sellel aastal neid brändingu või maine tegevusi väga selgelt kavandame ja samas ma arvan, et see ei ole see asi, mis saab 1. detsembriks tehtud. Et ma arvan, et see on teekond, mida tuleb praegu alustada. Ja me ise oleme küll enda eesmärgiks ju võtnud, et me tahaks olla 10 parima tööandja hulgas, aga see ei ole üldse tähtis, et on see 10. või 9. või 5. koht. Et tähtis on tegelikult see ju, et need inimesed, kes siin on, tahaksid oma parimat annet siin rakendada ja need, kes veel ei ole, need tegelikult tahaksid tulla. Aitäh. Ja üks küsimus veel, mis on tegelikult hästi inimlik ja puudutab meid kõiki. Et mina olen sind kõrvalt jälginud ja ma väga hindan sind, sest mulle tundub, et sa annad iga päev, iga tööpäev endast 100%. Kuidas sa motiveerid ennast igapäevaselt endast andma nii palju? Kuulan Louis Armstrongi laulu, mida soovitan teilegi. Aitäh, Vilve. Suur aitäh sulle. Aitäh.